kaunist reede õhtupoolikut, head esiliiga jälgijad. Esiliiga läheb täiel tuuridel edasi, 6. voor. Siin Holm jalgpallipargis on kahtlemata pidupäev, sest on mängupäev. Tartu Velko võõrustamas Tallinnast külla sõitnud Levadia duubelmeeskonda. Paistab, et Toomil kell on paigas, Lehtmets paneb palli mängu ja sõidame ja vaatame, kuhu siis välja jõuame. Eks see kõrge press on, see üks mündi pool on see, et on võimalik vastase väljaku poolel pall tagasi võita, aga nüüd nagu näeme, väga palju ruumi on seal tagalas ja Kiivit ei löö seda palli sisse. Jõuti esimest korda üle poole ja jõuti isegi värava alla, aga hästi mänginud. Eelmisel aastal võin öelda, et isegi mitte, aga vaatame selle olukorra ära. Oi, siin nüüd läheb latti, kukutakse, nõutakse penaltit, aga ei midagi, laseb Toom mängul jätkuda. Siin seda Tallinna miniterbit siis Flora duubliga natukene lähemalt, ega mänguliselt ei olnud midagi väga hullu Levadial, lihtsalt see tulemus ei tulnud väga järele, aga praegu Mugra karistus alas ja ikkagi, ahaa, suluseis. Ei sahise ikkagi Levadia võrk esimesena vähemalt. Aga alates eelmisest hooajast on ta 3. liigas. Just see Pelgu City ridades, aga siin oleks nüüd aasta värav ära löödud, aga rünnak jätkub või siiski. Ja, aga hetkel Velko ründamas Kiivit. Võib-olla ei olnud päris seal kohal, kus teda tahetakse, mõttus võtab hoogu, lööb! Ja kuidas see pall praegu Levadia surunud Velko nii alla, et mängitakse vasturünnakutele, et see on ka variant. Aga nauditav on ta igat pidi olnud see mäng täna ja läheb Levadia duubel juhtima! Ja kas oli see Romean, kes selle palli võrku pani ja oli, tundub, et mingisugune rikošett ka. Täiesti, jah. Ja kuula, kui vaikne on Holm Park praegu. Täitsa vaikne. No ma tahaks öelda, teades Lehtmetsa, siis see on löögikoht. Ja mees läheb lööma, oppa ja üle värava. No mulle juba tundus, et see on sees, aga silmad nii kaugele ei näinud. On seda toetust rohkem vaja kui teistel, sest sellega oldakse ju harjutud. Ai, siin nüüd Lehtmetsa palli jõuab karistusalasse, aga Timotilt. Ikkagi suurepärane kaitse. No läheb ikkagi kohale Mugrale. Juba mitmes kord, kus ta võtab väga filigraanselt selle. Nii. Oppa, milline tõste ja milline tõrje Lepolt. Mis sa ennustad, kes tuleb? Kas tulebki see nüüd kollase mees? No hetkel vaatame selle ära, kas siit äkki tuleb lööpusti! Vaadates. Kala nüüd oli hästi vahel. Veensalu. Vasakuga löök ja Lepal kõik kontrolli all. Tekitatud ei ole, et ikkagi siin üritatakse rünnata ka, aga samal ajal Sossi tõste värava ette! Ja napilt üle lati läks see. Ja jääb ikkagi pall Velko kätte. Aga võidetakse tagasi. Ja nüüd 3-2. 3-2 läheb Levadia rünnakule. Vaatame, kas siit tekib midagi sööd Švedovskile. Švedovski vasakuga! Ja lööb Aleksander Švedovski. Levadia duubli 2-0 ette ja Holm Park on maru vaikne. Ehmatas ennastki ära. Oi, ja nendest vasturünnakutest sai räägitud, kui kenasti praegu kombineeritakse, Levadia noored lustivad. Ja ma ikkagi pean ära märkima, et väga tujutu oli praegu see reaktsioon Velko poolelt. Siin nüüd oli 3. lähedus. No nii, ja ilus pall paremale nüüd. No nii, nüüd ikkagi Velko vajab mingit head võimalust, kui õhku tuleb tsenderdus ja lööka! Ja tuleb Velkolt ikkagi see 1 tagasi. Mida otsiti, see saadi kätte ja no ei kuigi muu kui Kenlu Laasner isiklikult. Selle hooaja 7. värav. No 3. kord ei eksinud enam ja lisati juurde.
no meie senikaua vaatame, mis siin toimub. Veensalu tõste taha posti. Ei olnud kedagi. Aga opa, siin nüüd Mugra. Opa! Ja ikkagi Mark-William Mugra on see, kes selle väravavõrgu saisema paneb ja läheb väikeste fännidega seda väravat tähistama. No otsis Velko, otsis ja ikka said selle kätte ja olid ju 2 väravalises kaotusseisus. Ja nüüd läheb Agarmat. Oi, kui halb pall, aga kuidagi läheb see Laasnerile kohale. Söön oma sõnu praegu. Veensalu. Kõrge tõste. Tuleb jätka. Pallati. Nüüd on täiesti ilma pargis näevad. Velko pöörab 2 väravalise kaotusseisu. 3-2 võiduks. Oi. Ja see on hetkel meistri sisu. Kas tõesti on Velko aasta vara veel öelda? Aga need on need võidud, mis annavad seda. Ja vilistab toob mängu lõppenuks. Täitsa hull. Velko võidab viimasest puutest. 3-2 Levadia tublit. 5 väravat 1 poolajaga. Levadia duubel oli 2-0 ees ja Velko 3-2 võitis.